Seekordne mõistujutt räägib teile transformatsiooni ehk aura transformatsiooni lõppstaadiumist. Kui sinu energia on juba läbinud indigost kristalli ja kristallist teemanti ja teemant lihvib sind kuldseks, siis sa oled nagu ühes suures teemantmeres. On sinu paat, on sinu kaaslase paat, töökaaslase paat, lastepaadid ja kõik me oleme tulnud siia iseenda pärast ja iseenda jaoks, et elada enda elu ja võtta kogemus järel kogemus. Ja kui sa oled seal teemantmeres oma paadiga, siis kõige tähtsam on hoida enda sisemist rahu. Kui tuleb kuskilt tuul, siis see tähendab seda, et ühiskonna ühisteadvus raputab, teeb mingi seaduse ja see raputab inimeste emotsioone ja tujusid ja tundeid. See on see, kui teemantmeri raputab. Aga igaüks isikuliselt saab raputada ka oma paati. Kui ta läheb oma paadis endast välja, siis tekitab lainetuse. Ja sina oled selle lainetusega kokkupuutepunktis ja ka sina kõigud. Kui sina hakkad nüüd teda päästma või püüad teda aidata, siis sa tekitad vastulaine ja tekib välguefekt. Tema lainetus, sinu lainetus ja sealt head nahka ei tule. Sellepärast, et keskmes läheb temal ära ja sinul ära. Kõige tähtsam on hoida enda sisemine rahukanal ehk nagu purje vai paigal ja sisemises rahus. Ei tohi lasta välistel emotsioonidel enda sisemist tuju ehk tunnet, taju häirida. Kõik, mis on sinu sees, on sinulik, sinu oma ja seda pead sina hoidma. See on sinu paat. Sul võib olla kahju sellest teisest paadist inimesest, aga kahjutunnet kuldenergias ei ole. Kahjutunne tekitab ohvri rolli. Oled kohe ise ohver ja on ka see teine ohver, kellest sul kahju on. Me võime kaasa tunda, et ta on valinud sellise kogemuse ja ta on sellises raputavas kogemuses. Sa saad teda aidata perfektselt, kui sina hoiad enda ümber oleva selle teemantmere sile lauge ilma igasuguse raputuseta, sest siis, kui tuleb tema lainetus, siis sinu lähedale jõudes tema lainetus rahuneb ära. Ja kõik on rahulikum. Nii et transformatsiooni viimane lõppetapp on hoida enda sisemist rahu. Ja seda saab teha ainult sina ise. Mitte teisi raputada ja mitte ennast raputada. Ole hoitud, kaitstud ja armastatud sellel rännakul. Ma tänan südames selle video vaatamise eest.